tere tulemast Ärkvel teadvel looju YouTube'i kanalile, mina olen Kadri ja ma olen täna siin selleks, et jagada teiega ühte põnevat vestlust, mida ma tegin koos holograafilise meetodi, kuidas ma siis ütlen, edasiandjatega. Ehk et mina lõpetasin kevadel sellise kursuse nagu hologrammi meetod. Ja selle raames ma tegelikult sain teada enda jaoks päris palju põnevat ja iseenda kohta ja toetasin iseenda energiakeha ja holograafilise keha puhastumist. Ja olen tänaseks ka enda klientidele pakkunud seda sessiooni ja teinud ka ühe pikema 12-nädalase teekonna rahaprogrammide puhastamiseks selle sama meetodi baasil. Ja mul oli täna intervjuu siis nendega, nende läbiviijatega ja ma jagan seda teiega. Lihtsalt sellepärast, et võib-olla see on midagi, mis on sinu elus ka just see puuduolev lüli, kui sa soovid selle kohta rohkem teada saada, siis igal juhul see põnev vestlus, niisama avardav ka. Nii et vaata, ma panen siit selle edasi käima ja kui see sind kõnetab ja sa tahad selle kohta rohkem teada saada, siis selle video all sa leiad ka lingi, kus nad tutvustavad oma siis peagi algavat teekonda ja kursust täpsemalt. Nii et head vaatamist ja veel lisaks üks detail, et kui sa läbi selle video vaatamise avastad, et see sind kõnetab ja sa soovid sellel kursusel osaleda, siis kasutades koodi Ärkvel teadvel looja saad sa väikese soodustuse. Nii et mine sa tea, võib-olla tuleb su kasuks. Igal juhul kogu see info saab olema siin video all, nii et mõnusat vaatamist. Tere, head sõbrad! Täna on meil siin vestluskaaslaseks Kadri Elohimma ja ta kindlasti ise räägib oma tegemistest ja asjadest ja nimedest. Aga siis intervjuu mõte või selline podcasti formaat tutvuda Kadriga, tema tegemistega, mõtlemistega, loominguga ja samal ajal me turundame ka enda kursust, mis peagi algab. Holograafiline meister. Kuna Kadri on käinud ühel meie kursusel, ehk siis täpsemalt öeldes viimasel kursusel, siis ta on võib-olla üks hea inimene seda asja kommenteerimast, kuna tal on kõige värskem kogemus. Jah, aga räägi korraks nagu väga lühidalt endast, et millega sa igapäevaselt tegeled. Teame, et sa oled nii huvitav tegelane. Sellest võiks eraldi teha, kes sa oled, aga täna tahab kuidagi lühidalt saada. Maailma kõige keerulisem ülesanne üldse praegu, aga ma kohe proovin öelda. Mina olen Kadri, mina elan Pärnus ja mina tegelen igapäevaselt oma 2-aastase lapse kasvatamisega ja oma 13-aastase tütre kasvatamisega. Juba on täiskohaga. Ja lisaks olen ma sellisel valgustöömissioonil, mille raames ma siis tegelikult suunan inimesi nende hingeteele või ühendusse nende nagu kõrgema teadvusega, et nad kehastaksid seda läbi enda füüsilise keha ja kogeksid võib-olla siis nauditavamat ja paremat elu siin planeedil Maa. Väga põnev, väga põnev. Ja sul on väga põnevad postitused, mina loen sinu postitusi Facebookis. Kust neid lugeda saab? Jah, kus neid lugeda saab? Facebooki veel. Facebookis olen ma endiselt Elohimma nimel ja siis YouTube'is on mul tegelikult kanal Ärkvel teadvel looja, et mõlemas kohast on siis olemas. Kirjeldustesse ka, nii et kes on huvilised pärast klikkige vaadake. Ärkvel teadvel looja. Igaks juhuks ütlen, kuna korraks nagu see just siin Ärkvel teadvel looja. Väga ilus nimi. Aga see sai inspireeritud kunagi sellisest nimest või sellisest väljendist nagu God in Blood ja ma olen jätnud tegelikult selle, et meie oleme loojad inimkehas, selle rahvusvahelise versiooni endale godinblood.com ja see on mu veebiaadress, siis kus on kõik minu tehtud erinevad seminarid ja aktivatsioonid valguskeeles, mis on täiesti eraldi maailm ja siis nüüd ka viimased suuremad kursused ja teekonnad, mille
üks näiteks, mille ma just lõpetasin siin augusti keskel, oli just teie poolt õpitud siis selle hologrammi metoodikaga, et või õpetatud hologrammi metoodikaga. Tegin sellise 12-nädalase teekonna, kus mul oli siis hulk inimesi, kes tegelesid oma rahaprogrammide puhastamisega. Ja see oli väga põnev, väga suurt transformatsiooni toov minule endale ja teistele samamoodi, kes selle teekonnal osalesid, nii et juba ette ruttates ma saan öelda, et minu jaoks on olnud see hologrammi metoodika õppimine või omandamine siis läbi teie kursuse väga suure, ma ütleks, transformatsiooni ja edasiminemise toonud. Nii Ühesõnaga, tööalaselt kui ka enda elus. ma saan aru, et sina täiesti kõnnid praegu oma hingeteed. Ma arvan küll, jah. Ma saan selles mõttes, et nii selles ulatuses, mida ma näen ja tean, jah. kus sa või millal sa märkasid seda üldse või kaua sa oled seda teed käinud, sest no, paljud kõiguvad, ma kujutan ette, noh, et ma teen midagi, teen mingit tööd, noh, ma mõtlen enda kogemust täna, mulle tundub ka, et ma olen juba sellise nagu hea raja leidnud või niimoodi, kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis ma arvan, et suur osa inimesi pigem ei käi oma hingeteed. Kuidas Ja sa taipasid või sellepärast millal sa taipasid või kuidas sa leidsid selle enda jaoks? tegelikult see algas natuke maagiliselt, mitu aastat tagasi, siis nüüd 2022, jah, Saaremaal. Ühel öösel sellisel astraaltasandil külastasid mind siis plejaadid, kes käisid mind pudutamas ja ma sain sellise sinise elektrilaengu läbi selle puudutuse ja ma kohe nagu teadsin, et see on, no ühesõnaga ma ei peljanud seda, see oli igatepidi nagu meant to be puudutus, millele järgnes siis paari nädala pärast juhuslik koduplaneedi ühendus millele järgnes valguskeele aktiveerumine ja siis tegelikult kohe sellega maandus ka see, et mina ise hakkasin teisi valgustöötajaid aktiveerima nende ametitesse nii-öelda või siis toetama neid nende joonduses ja tagantjärgi ma saan aru, et siin on sellised detailid nagu hingekristall, mis tuli mulle mille nägemine, et inimestel üldse on hingekristall siin kõrgemas südamekeskuses, selle nägemine maandus mulle veel 2021 aasta alguses, kui ma olin 6 päeva üksinduses ja pärast seda siis seesama plejaadide külastus toimus tegelikult sellisel viisil, et ma ise maalisin, mu abikaasa ütleb selle kohta, et portaali. Ehk et ma maalisin sellise pildi, kus oli Merkaba, mis on siis valguskeha sümbol, endale teadmata, et ma seda üldse teen, kristallid ja siis seal maal oli tegelikult lambanaha peal ja seal üleval ääres oli siis valguskeele sümbolid, mida ma ka lihtsalt intuitiivselt joonistasin midagi. Ja täna ma saan öelda, et nemad käisid mind puudutamas ehk et mina joondusin enda hingega, enda valguse kehaga tugevalt läbi selle puudutuse ja läbi koduplaneedi ühenduse ja siis pärast seda hakkasin mina ise neid koduplaneedi ühendusi tegema, mis tegelikult teeb täpselt sama, seal on hingekristalli kaudu ja nagu ühendus koduplaneedile, mille kaudu siis valguskeha ankurdub tugevamalt selle füüsilise keha külge või ümber ja see paneb siis inimest ära tundma tema hingetee, tema nagu tõe, tunneb seda sügavamalt ära ja hakkab kogema sünkroonsusi ja äratundmisi oma elus, et mis siis tegelikult on tema suund või kuhu ma võiksin astuda. Ja tänaseks on neid inimesi. Sinu jaoks oli nii, et kas sa taotlesid seda, et sulle tulevad öösel külla või lihtsalt juhtus, et nad tulid külla ja puudutasid ja ohoh, nüüd on nii või sa olid juba seda aastaid või aastakümneid ja no lõpuks nad tulid? Ei, ma tegelikult mingil kujul olen seda inimest tähendab lihtsalt niisama on mind alati paelunud see, et ma tahaksin, kui ma kellegagi kokku saan, siis ma olen alati avanud seda, et mis sul meeldib, mida sa teha tahaksid. Aga kui kõik oleks võimalik, mida siis teeksid ja see on lihtsalt nagu juba miski, mida ma olen niikuinii olnud. Aga siis tänu sellele maakeele, mis kõik selle ümber toimus, see nagu kuidagi kinnitus ja sai mulle endale rohkem selgeks, et okei, see ongi see, mida ma siin praegu ajan. Et see ei ole lihtsalt niisama.
väga põnev teekond. no üks põhjus, miks me sind siia kaamera ette kutsusime, on see, et mitte nüüd sinult nagu kiitust lunida või kursusele mingit asja, aga lihtsalt, et noh, saada nagu mingi kommentaari, et ütleme, inimesed loevad, mingi holograafiline meister, me nüüd hakkame mingit kursust tegema. et noh, kas ma usun, et sa julged nagu julgelt öelda, et kui oli midagi ei meeldinud või mis meeldis või mis ei meeldinud, et kuidas sa kommenteerid enda seda kursuse kogemust, mida sa kogesid, mis mõtetega sa sinna sisenesid, mis mõtetega sa sealt väljusid ja nii edasi, mida sa seal ajal tajusid? no ma toon siia ette sellise info, et ma olen selline inimene, kes väga ei õpi midagi kunagi. Ma ei tea, ma lihtsalt nagu kuidagi ei oska nagu õppida. Pole kunagi hästi osanud. aga, aga selle konkreetse teekonna puhul, kui te esimest aastat seda juba tegite, siis ma juba tundsin, et see on see, mida ma tahan, sest et noh, ma olen näinud teie enda pealt seda transformatsiooni, millisteks inimesteks te olete läbi selle teekonna muutunud ja ma olen kogenud ja näinud teisi inimesi, kaasa arvatud enda abikaasat ja ka iseenda peal tundnud, et iga sessioon on mega transformeeriv ja juondav olnud nagu minu kogemuses. ja tõesti nagu sellised asjad on minu jaoks ära lahenenud, mille ma olen närinud nagu noh, igatepidi, igast erinevate meetoditega ja ei ole saanud lahendusi, onju. ja täna ma olen sellises kohas, kus ma julgen isegi oma emale rääkida oma uhuu-juttu ja isale nagu, et see on täielik anomaalia, et võõrastele inimestele ma võin täiesti hull olla, onju, aga mine oma ema ette ja hakka valguskeelt rääkima, see ikka nõuab tead juba, aga, aga, no ema aga tänu. on ultimate, jah. et ma tänu hologrammi meetodile olen sellises kohas, ma olen julgenud oma vanematele nagu 5000-ga väljendada enda isiklikku tõde, ka siis, kui ma tean, et nemad näevad maailma täiesti teistmoodi ja see megavabastav on. ja see teekond ka, no ilmselgelt minu arust see 7 kuud või? see läks nagu 1, 2, 5 oli juba tehtud, on ju, ülikiiresti tegelikult jäi külge või sai selgeks see, et kuidas siis keha nagu testib seda, on ju, neid sõnumeid või signaale ja samal ajal nagu teie toetus selle juures, et te olite nagu umbes sellised, et noh, et teil ei ole isegi teist varianti, ilmselgelt oskate seda, noh, nagu selline metsik julgustus ja selline nagu täielik nagu kaine veendumus, et nagu kõik, nagu kõigi jaoks võimalik, et me oleme kõik imelised ja meil on need võimekused nagu kehatajud ja kõik asjad olemas, et hoidke hästi. Hakkima hakkas vahepeal. ütle korra see viimane mõte uuesti, sest et korraks see internet ilmselt hakkis. okei, ühesõnaga, et te hoidsite seda ruumi mega hästi selleks, et nii minul kui ka kursak. et oli, ühesõnaga, sa said nagu võimsa tööriista ja võimsa nii-öelda kindluse selle asja liikumisega. ja, ja absoluutselt. ma mõtlen, et kui nagu ütleme siis teie kohta midagi spetsiifiliselt öelda, siis just nagu noh, miks inimesed ei taha õppida? Tavaliselt on see, et nad kardavad seda kriitikat, tagasisidet, mingit konstruktiivset või no mitte isegi konstruktiivset, vaid lõhkuvat kriitikat ja sellist nagu kooliaja traumade baasil on ju. Siis teie ruumis noh, mitte keegi ei kogenud seda, et me oleks kuidagi nagu klassi ees või et me peaksime kuidagi nagu, et keegi kritiseerib meid, noh, või et keegi hindab meid kuidagi. Kui keegi seda ka koges, ta koges seda enda sees oma eelnevate programmide põhjal, aga ka need me saime seal kursuse ajal nagu ju koos ära lahendatud ja lahustatud on grupisessioonidega, et noh, minu arust see oli nagu see ruum, mille te õppimiseks lõite, see oli nagu fantastiline, see oli nagu unistuste ruum, kus õppida. selles mõttes, noh, minu kogemuses, et sest ma nagu ütlesin, et ma ei ole õppija nagu või mulle ei meeldi õppida. aga ütleme, see, mis sa mainisid, need kooliprogrammid, tegelikult nad on ikka päris, ütleme, noh, kuidas tugevad, ütleme väga tugevad programmid, et noh, sa võid öelda, et
nad tegid easy, me ei pane hindeid nii ja ikka inimestel näed, lähevad tööle need, et siin on rühm ja siin on just nagu mingid juhendajad ja mm, juba on kellelgi mingi ärevus üleval, noh, et mm, ja sa ei seleta seda mentaalselt ära, noh, no just, et seda on vaja mm, kuidagi sessioonitada või nii-öelda sügavalt mm, taibata. jah, vaadata täpsemalt, sest igalühel on need natuke erinevad, see ei ole niimoodi, et meil on kõigil ühesugused, meil on väga sarnased koolikogemused, aga ikkagi mm, need programmid on nii spetsiifilised ja noh, vaata, mm. siis sellega saabki vaadata nagu just, mis täpselt, kuidas minul see on, mis variatsioonid mul on, mis mina nüüd teha saan. Et selles mõttes Üks nagu, talle ütles, et kui ma hakkan rääkima, ta ei kuule mitte midagi. siis me peame kordamööda tegema, siis vähemalt poolt kursust kuuled. Noh, midagi ma käivitasin tema jaoks, et noh, pluss põhimõtteliselt ta ei kuulnudki peaaegu minu juttu. Noh, et siis proovisime seal ka Mm. üritada, et ta saaks kuulda, kui mina räägin. ja ütleme, teine asi, mida veel võib-olla nähtavaks tuua, on teie see põhjalikkus, et noh, ütleme niimoodi, et ma ei oodanud nagu sellelt kursuselt nii põhjalikku taustainfot erinevate dünaamikate kohta, mis on olulised, on nagu toroidväljad ja mingid kõik sellised teemad, mis te seal nähtavaks tõite, mul isegi praegu ei meenu enam, aga selles hetkes nagu see oli selline see info, mida te juurde andsite, aitas nagu mõista, et mismoodi see asi saab üldse toimida, mida me teeme ja mida me omandasime. Et see oli ka hästi rikastav. just, no meid ennast väga huvitab see nagu nii-öelda teooria ka, et noh, just, et need ühendada nagu teooria ja praktika, et sul on nagu teadmed, sul on nagu mentaalpool, ma ise muidugi ei ole, armastan just nagu väga palju rohkem seda tundetasandit, aga ma olen õppinud, et on oluline ka mentaalne tasand, et paljudele võib-olla just vastupidi, et ikkagi nagu see mentaalsem osa on olulisem ja siis ongi nüüd hea need kaks asja nagu kokku tuua, et noh, et on nagu, et sa oled keskkohas mõlemaga. jah, no mina tahan, et oleks ikka selge struktuur, et no ma suudan aktsepteerida, et midagi on niisugune tunnetuslik, et see on, aga siis mul on jälle see, et mida ma õpetan või mida ma siis seletan, noh, et ma tunnen siin midagi, aga Ise oled nii tundlik. Ise tead hästi, kuidas tunda. nojah, just, aga see tähendab, et siis ma olen ise midagi aru saanud, vähemalt selle nurga alt ma oskan seletada, mida ma ise olen aru saanud. aga mis sinu jaoks, ütleme, siuksed väljakutsed olid seal kursuse jooksul, kus sa tundsid, et nagu oli, kas sul oli siukseid hetki või enne kursust ja kursuse ajal, kus oli siuke, et ma rohkem vist ei jaksa või rohkem ei taha? ja no selles mõttes, et seal kuskil jaanuar-veebruar vist või? Ma mäletan, et mul kuidagi nagu ma kippusin, see oli täielik nagu, ma tagantjärgi vaatan, et sihuke enesesabotaaž, et mul nagu kippus ära ununema, et meil on need loengud, on ju. Või siis tuli nagu mingeid asju nagu hästi siukseid viimase minuti asju vahele, lapsega mingid teemad ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin küll, et oota, mis värk see nüüd on, aga siis ma sain aru, et kuulsin teie jagamisest ka, et see on nagu nii eelmisel teekonnal kui sellel teekonnal päris mitmel keset seda kursust tekkis järsku nagu mingi selline, no ma nimetaks seda mingit sisemisest sabotaaži teemat, mis nagu, et sul just hakkab see asi käppa saama ja siis äkki ikka jätaks poolegi. Muidu on äkki liiga kasulik. Äkki läheb elu jaoks. Ego hakkab mõtlema, et oota, kas sul ikka on seda transformatsiooni vaja, äkki saaks niisama kulgeda veel. Ja see on tõesti huvitav, sest me märkasime alguse enda puhul, siis ühe kursusega, siis teise puhul juba olime nagu niimoodi, et okei, huvitav, kas see on mingisugune selline mudel või mingi asi, noh, et jälgime ja vaatad jah, et seal nagu jaanuaris või noh, jaanuari lõpus, veebruar, vaatad, kuidas nagu grupi energia hakkab vaikselt tegema, rahu, me läheme siit läbi, hingame nagu sünnitus, pressid hakkavad nagu ei, ma ei jaksa, ma ei oska, ma ei suuda, ma ei tea. Pärast kõik teevad, on ju, noh. Läbiminek ongi see, kui see on tehtud, siis on nagu ma suudan, kui lahe. Siis kätte, ma sain kätte. No siis tekib nagu see edukas nagu, aga
Yeah. tegelikult ei peagi midagi tegema, kohale tulema, on ju, pole nagu noh, Põhimõtteliselt küll, jah. aga lihtsalt, aga jah, see tuleb üles seal jah, see noh. Ja no kuna see on see on ikkagi praktiline, väga praktiline, siis see praktikate tegemine ka, no õnneks mul oli jällegi, ma olen manifesteeriv generaator, siis ma teen tavaliselt niimoodi, et ma juba alustan asjade tegemist ka siis, kui ma tegelikult nagu ei ole veel asju lõpuni ära omandanud, ma juba hakkan peale, juba loon ettevõtteid ja kõike muud, onju. siis ma juba tahtsin hästi kiiresti hakata neid seansse tegema oma abikaasale ja tegelikult tegin ka. Ja päris tõhusalt selles mõttes, et me juba saime nagu temal teha ka mingeid muutusi jälle. Et see praktiseerimise osas sellel teekonnal on kindlasti hästi oluline, et ja seda on jumalast palju, no seda on täpselt nii mõnusalt palju, et sa saad nagu isegi siis, kui sul ei ole aega oma tavaelu kõrvalt neid praktikaid teha, siis juba selle kursuse raames seal on võetud piisavalt palju aega, et saab praktiseerida, et see on ka väga oluline nüanss minu arust. Noh, et kursusel ongi niimoodi, et muidu sa nagu libised kergemini ära, aga siis sa oled seal kursusel, iga teisipäev ja neljapäev on mingid need koosloomised, noh, siis sa ikkagi teed seal neid harjutusi, et sul lõpuks ikkagi nagu umbes ei pane tähelegi, kui ahah, juba läkski nüüd toimuski juba transformatsioon. Et noh, ja kõik toetavad, kõik on ju samas kohas, kõik teevad nagu sedasama asja kaasa. Et sellest, ma arvan, on see grupi toetuse koht ikka ülioluline. Ja. Ja no need uued tutvused ka, et ma olen nagu mõne kursakaaslasega, ühega ma teen täiesti niimoodi, et me siin vahepeal tegime iga nädal üksteisele vahetussessioone ja nüüd me tegime väikse pausi, nüüd alustasime uuesti seda teekonda, et need sessioonid on hästi joondavad. Nagu mis iganes su elus parasjagu käsil on, kui sul on see tööriist taga taskus olemas, siis nendega on nagu võimalik joondada ennast igas ajahetkes põhimõtteliselt. Just. Ja ma olen ka märganud, et kui nagu juba kaks teevad nagu ühitlevad oma taotlused, kaks inimest, siis juba tuleb nagu natuke rohkem kui kumbki eraldi. Noh, selles mõttes, et teed justkui et okei, ma teen, ma ei tea, sulle mingit sessiooni või sa teed mulle, on ju. Ja siis äkki tuleb mingi selline nagu taipamine sinna ruumi, mida meil kummalgi ei olnud tegelikult enne. Aga mis nagu seal justkui see, ma ei tea, sagedus tõuseb siis niimoodi koostöös, et äkki avardub selline teadvusruum tekib, kus tuleb äkki, see käib nii või ühesõnaga mingi täitsa uus idee tuleb ruumi, mida kummalgi ei olnud. Noh, muidu on see, et ma teen sulle sessiooni, ma tean siin kõiki asju ja sul on see ja sul on see, ma tean küll. Aga siis me hakkame liikuma ja äkki vaatan, ossa poiss, niimoodi saab olla või ühesõnaga tulevad mingi täiesti uued ideed tulevad. Ja igal juhul sellele isiklikule arengule või evolutsioonile, mida me kõik läbime, siis see on nagu hullult palju aitanud kaasa, hullult palju. Aga räägime veel sinust natukene. Et kuidas see kursus nagu on toetanud sinu seda hingemissiooni, et see, mida sa teed, see valguskeel ja minu jaoks on see väga oluline asi, mida teha. Et ma ise ka natuke teen valguskeelt, aga ma ei ole julgenud sellega niimoodi avalikkuse ette tulla, et võib-olla ühel hetkel, aga et kas seal on mingi ühenduslüli nagu selle kursusega ja selle? No minul on sihukene asi tekkinud, et kui ma teen sessiooni, kui ma näiteks tegin ka sellel lihtsalt rikas teekonnal grupisessiooni, see on niimoodi, kui on mingi väga selline intensiivne või oluline koht, mis ma praegu hakkan sellest rääkima, mul aktiveerub käsi täitsa veider. Igal juhul. See käsi, millega ma testin muideks. Ja siit, kui ma kanaldan energiat ka selle käega. Igal juhul, kui mingi väga intensiivne koht või oluline koht, kas väga nagu kivistunud või olulise transformatsiooni koht, siis mul aktiveerub automaatselt valguskeel ja ma lasen sinna laengu sisse. Nii et ma tegelikult olen nagu iseenda jaoks leidnud sellise kombo, ehk et ma kasutan seda hologrammi metoodikat ja samal ajal siis kõrgem mina juhatab mind aeg-ajalt valguskeelt juurde panema. Ja ütleme niimoodi, et kui grupisessiooni tegime
rahateemadel, siis me puudutasime selliseid väljasi, et ütleme niimoodi, et mul oli 30+ inimest oli sessioonil koos ja meil oli seal kõigil kananäpp püsti, sellepärast et see oli nagu nii sügav, et nii iidsed energeetilised nagu sõlmed, mis said kinni, mis said siis nagu vabastatud, et see oli lihtsalt nagu võimas, noh, sõnu seletamatu võimas. Ehk et see meetod on mega tõhus sellistesse ruumidesse ligipääsemiseks, mida sa lihtsalt ei suuda seda meeletasandil välja mõelda. Sa lihtsalt ei suuda, sa nagu lihtsalt ohid ja ahetad selle, oh my god, selline asi ka veel, selline asi ka veel, et see on nagu noh, lihtsalt crazy, hullult põnev. Super. Ja muideks põnevusest rääkides, siis ma ei ole siiamaani saanud seda veel nagu hullult palju praktiseerida, aga ma väga tahaks katsetada, siiamaani tegema puhastusega, ikka puhastus on, aga nüüd oleks, mis mind hästi huvitas, mis algusest peale huvitas, on see, et mida ma saan endale juurde laadida, nagu, et milliseid andeid, oskusi, teadmisi, võimekust ma saan endale juurde laadida läbi selle meetodi, et see on veel täiesti nagu mõnes mõttes avastamata maailm mulle endale. Ja et see uus meetod ongi rohkem veel nii-öelda võib-olla tulevikku vaatav ja nagu, et ongi, et mis on mu potentsiaalide nagu nägemine, väljatoomine ja siis nagu päästamine ka, et sa nagu päästad ennast. Aga nüüd, kui sa nüüd niimoodi kutsun sind tulevikku vaatama, kui sa nüüd vaatad enda tulevikku mida sa näed, mida sa tulevikus oled loonud, millised sinu unistused on täitunud tulevikus? Kui äge küsimus, oota, ma pean natuke täitsa kohe sisse suunama. Ma tunnen, et see valgus, mida ma olen tegelikult võimeline kandma või mida ma kannan, ma tunnen, et ma olen jaganud seda nagu hästi paljudele, nii et ma näen sellised pisikesed valguse majakad, kõik on ära joondunud iseendaga ja see on nagu, ma lihtsalt niimoodi naudin neid hetki, kui ma saan näha seda, kui inimene joondub endaga ja hakkab ennast täielikult kehastama. Ja ma kuidagi tunnen, et see, mis mind hästi-hästi kõnetab või kannab, on see, et neid puudutusi on nagu metsikult palju. See väli, mida ma soovin puudutada selle valgusega, on nagu metsikult suur. Ja samal ajal ma soovin selles kogeda ise hästi sügavat rahu ja hästi mõnusat sellist maandust ja joondust ja stabiilsust, et ma kannaksin välja seda valgust ja väge. Et ma saaksin olla ise see valguse majakas, millega ma saan siis teisi nakatada. Jah, just selles valguses, et nad leiaksid enda sees selle valguse. Ja me oleme sellised transformatsiooni ajal praegu, kus meil justkui tegelikult ei olegi muud teha, kui puhastada ennast ära ja ärgata sellest varju illusioonist ja jõuda sellisesse sügavamasse ühtsusesse, koosloomisesse. Ja see koosloomine nii sellisel nagu ühtsuse tunde ja koosloomise mingi tulem võiks tulla. Ma isegi täpselt ma tegelikult olen hästi kaua unistanud ka mingist kogukondlikust olemisest, aga ma tunnen, et see on tõesti kuskil kaugemas tulevikus, kus mu eluolu nagu soodustab seda. Aga midagi sellist on praegu see, mida ma esimese hooga saan jagada. Väga ilus, väga ilus. Selles mõttes on nagu ongi, et natuke seda, vaatan meie seda kursuse tööd on mingis mõttes raske turundada, sellepärast et nagu universaalne, et sina räägid siin sellistest tasanditest, et mõnel jääb mulje, et kas see on mingi selline kursus, kus on mingi pleadlastega koosolekud. Väga äge. mis on väga äge. Tavaliselt, et kursus on mingi siht, et ma lähen raamatupidamiskursusele, kui ma kursuse ära lõpetan, siis ma olen siis raamatupidaja, ma lähen trollijuhi kursusele, ma olen trollijuht, on ju. Et see kursus ei ole ju otseselt nagu, sa ei õpi mingit ametit, sa võid seda kasutada mingi ametina, aga sa ei saa nagu kellekski.
sa juba oled. sa juba Sa nagu oled. keegi nagu, et noh, et see ei ole nagu see, et sa lõpetad selle kursuse ära ja siis sa oled, ma ei tea, direktor või koristaja või trammijuht või autojuht. noh, et ma näengi, et noh, kuidagi sihuke igalühel on nagu oma mingi sihitus, mis justkui avaldub, ta on nagu sihuke hästi universaalsete mudelite töötlus või kuidas sa seda näed? no tegelikult ma pean ütlema, et minu praktikakoos ja üldsegi nii palju, kui ma nagu tajun ja näen, siis inimesed ei ole endiselt ühenduses iseendaga. noh, nagu seda endale valetamist ja illusioonis elamist on ikkagi veel nagu nii palju, et me isegi ei tea, et me oleme selles. Aga samal ajal, kui sa tunned nagu enda sees seda, et nagu sa tegelikult ei ole õnnelik või su igapäevaelu nagu ei toida sind, ei inspireeri sind või sa nagu lähed tööle sellepärast, et sa pead raha teenima või sa nagu et sa ei loo nagu sellest, et oh, kes ma tahan luua, vaid et sa lood sellepärast, et mul on nagu, mul on leiba vaja, onju. Et siis see teekond, mida teie pakute, saab kindlasti toetada seda, et inimene jõuab sügavamalt lähemale iseendale, see aitab maha võtta need illusiooniloorid ja nagu leida selle kontakti ja sisemise tasakaalu enda sees, et see siis põhimõtteliselt samamoodi nagu mina ajan oma asja omal viisil ja teie teekond tegelikult nagu põhimõtteliselt viib inimese sarnasesse kohta ja selle vahega, et tal on nagu mingi kindel nagu meetod või mehhanism või tähendab siis tehnoloogia tegelikult nimetame siis seda nii, millega ta saab siis edasi tööd teha nii iseendaga kui teistega. et, et see on see, mida ta tegelikult sellest saab ja minu arust see on nagu sul ei ole, meil ei olegi vaja neid ameteid tegelikult, sellepärast et need nagu noh, need on ainult nagu mingid rollid mingiks ajaks, aga kui sa saad ühenduse iseendaga, siis sa võid nagu selles voos kogu aeg nagu lihtsalt kehastada seda, kes sa hetkel oled. Ja see on nagu mega nauditav. Ehk et mina näen, et see, mida teie pakute, just selleni viibki. mulle tundub ka, et seal nagu justkui see nagu teekond algab. noh, et me ei tea, mis igaühe tee on ju, Yeah. ta ise teab, Yeah. tema hing teab, aga ta saab nagu mingi tee otsa peale ja siis vaatab, ahah, ma tahan tegelikult sinna minna ja see. siis tahab hoopis sinna minna, et ta nagu et see on nagu see tunnetus, et ma saan kõike luua, ma saan kogu aeg kõike muuta, mul on nagu see kapatsiteet, mul on kõik olemas selleks. Ja on okei olla täielikult puhas nagu mina lihtsalt. Noh, et ma olen nagu see meetod aitab nagu maha võtta neid vale olemisi, nii-öelda neid programmeeritud olemisi, mis me tegelikult ei ole, mis meil nagu elamise just raskeks teeb. Ja mida mina sellel teekonnal kohtasin või mida oli hästi nauditav vaadata, mida ma lõpus mainisin, oli see, et kui me seda teekonda alustasime, see oli ruumis päris palju sellist nagu ebakindlust ja ikka sellist nagu harglikkust ja nagu sükest vaosoitust ja eneses kahtlemist on ja. Ja kui me siis lõpetasime, siis seal ruumis oli tegelikult nagu, ma ei näinud enam ühtegi sellist nägu, kes oleks selline arglik hall liireke, vaid need nagu kõik tundsid ennast enda kehastuses super hästi. See oli see, mis seal nagu lõpptulemus oli, mis päriselt kiirgas välja nagu. Ja noh, alati võib uuesti tulla mingisuguseid väljakutseid, aga sul on juba olemas see, et ma tulen läbi sellest. Noh, sa juba isegi tulevad väljakutsed, et sul on kergem nendest ikkagi läbi minna, sul on tööriist olemas. No need väljakutsed käivad arenemise juurde, see on meie inimeseks olemise evolutsiooni osa, nagu kui meil neid ei oleks, siis me nagu need aitavadki areneda. Põhimõtteliselt need aitavad areneda. No super, kuule, aitäh sulle! Jaa. No meil oleks rääkida veel ja veel ja veel. Me lihtsalt täna katsume formaati ennast suruda või rääkida nii valguskeeltest kui koosolekutest pleadlastega ja rahast ja kõigest mustritest. Aga täna siis tõmbame otsad kokku. Et ta saab siis lugeda siit alt. Ja, me jagame neid linke ja kus iganes kanalis see ilmub, et siis leiate infot Kadri kohta. Ja kursusele saab veerida veel 2 nädalat, nii et. Okei, suurepärane. Kohtume!